InDesign on üks disainerite igapäevaseid töövahendeid ja sellega seoses on igati arusaadav, et ka esitluste või esitluse põhjade tegemiseks on kõige mugavam võtta ette InDesign koos oma kõigi harjumuspärast töövahenditega nagu masterlehed, stiilid, kõik kättesaadav tüpograafia ja nii edasi. Aga ma arvan, et oleks oluline õppida selgeks ka mõni teine tööriist, näiteks esitluste puhul kas siis Keynote või PowerPoint. Ja põhjus ennekõike selles, et disaineril on arvutis InDesign, aga seda ei ole enamustel teistel projekti meeskonna liikmetel. Ja isegi kui oleks, siis kogu seda keerukat tööriistakohvrit ära õppida on päris paras tegevus. Samas esitlustarkvaras on olemas need tööriistad, mis on just nimelt esitluste jaoks vaja ja selle õppimine sellises pildis on ausalt öeldes oluliselt lihtsam ja tõenäolisem. Nüüd see pole mõistagi mitte ainus asi, miks peaks selle endale selgeks tegema ka disainer. Kõigepealt eesmärk on esitlusega toetada ettekandjat, ehk et siin peaks olema mugav teha kõike, mis on ettekande ettevalmistamise ja ettekandmisega seotud. Näiteks mulle meeldib väga jagada oma esitlus peatükkideks ja siis on mul võimalik tegeleda korraga neist sellega, mis on parasjagu käsil. Samuti on siin ports erinevaid vaateid, mida InDesignist me ei leia. On olemas light table, mis on mugav selliseks slaidide sortimiseks, aga mulle meeldib just nimelt koostamisfaasis sageli selline vaade nagu outline. Mis see siis on? Siin on näha kõik järjestikused slaidid, slaidi tiitel või pealkiri ja sisud. Ja kui mina alustan ettekande loomist, näiteks seda siin, panen paika oma mõned peamised jutupunktid, siis tahaks hakata nüüd teemat laiendama. Ja kuidas ma seda teen? Võtame siit portsu teksti, lisame ühe slaidi juurde ja kleebime siia selle teksti. Ja nüüd on siis mugavalt olemas, ma jagan selle küll nüüd slaidideks laiali, aga mul ongi olemas 5 slaidi ja ma võin tulla nende juurde ja hakata siia iga ühele sisestama mingisugust teksti, mis siia sobib ja ma näen, et see tekib siia vasakule täpselt samuti. Ja mõistagi, kuna slaidid ei pea kõik nägema välja ühtemoodi, siis võime võtta ette näiteks selle sama siin viimase küsimuste slaidi ja valime talle teistsuguse stiili. Näiteks on mul olemas eraldi küsimuste põhi, mis võimaldab täpselt panna selleks sobiliku kujunduse ja nagu näha, tegemist pole mitte lihtsalt ühe ettevalmistatud pildiga, vaid kui ma siit parandan, siis jõuab see kõik täpselt samuti siia kohale. Nüüd tegemine on mõistagi ainult üks osa. Kõige võimsam pool on minu jaoks just nimelt esitluste ettemängimisel. Ja kui ma panen proovirežiimi, siis nüüd on siin ekraani peal näha see vaade, mis mul võiks olla ekraani peal siis, kui ma ettekannet ette kannan. Ehk siis siin on näha praegune slaid, see, mis on olemas ka arvutida ühendatud projektori peal ja siin on näha järgmine slaid, ehk ma kujutan jutuga ette, kuidas ma sujuvalt ühe pealt teise peale liigun, mis hetkel ma vahetan jututeemat ja mis hetkel pilti, üleval on näha ajacounter, all minu enda jaoks märkused, ehk mul võib olla ees mõni pilt, mille sisuks on tõesti vaid pilt ja kui mul on all kirjas, mis ma sinna juurde rääkida plaanisin, on mul seda lihtne teha. Siit külje pealt käib lahti navigaator, ehk kui tegemist on aktiivsema publikuga, siis vahel juhtub seda, et küsimustega hüpatakse ajas ette ja miks siis mitte nendega kaasa mängida ja vahetada veidikene ettekande järjekorda, rääkida asjadest, nii nagu parasjagu sobilikum tundub. Nüüd minnes korraks siis sellesse vaatesse, kuidas vaatavad pealtvaatajad. Oluline on see, et
toetada esinejat, ehk siis vaadata, et see ettekanne oleks võimalikult teda mitte segav ja teda täiendav, teda toetav materjal. Tööriista valik, mis on siin napp, ent tegevuseks täiesti piisav, lisaks leiab siit asjad nagu animatsiooni ja mitmed muud tööriistad, mida ei pruugi olla kaugeltki nii lihtne keerulisemates programmides pruukida. Siis on oluline see, et õppida looma selle käigus mugavaid esituspõhju. Ja mitte lihtsalt enda jaoks, vaid sageli me tegeleme ka klientidele identiteedi loomisega või aitame neil midagi tutvustada, siis täpselt samuti erinevate põhjalehtedega esitluspõhi võiks olla see, mis mitte lihtsalt ei ole copy-pastitud Photoshopist taustapilt, vaid pandud kokku komponentidest siinsamas Keynote'is või PowerPointis ja tõesti mugav kasutada inimesele, kes oskab seda programmi ka hästi kasutada. Ja siit edasi tuleb see, et ausalt öeldes olles tulnud paberimaailmast, kus kõik kannatab raamimist, igale asjale kannatab panna pealkirja ja alust, siis suure ekraani peal tundub mulle, et oluliselt parem pilt on see, kuhu tuua sisse ainult see, mis on oluline antud töö juures ja jätta kogu see raami pool ära. Lisaks juhiksin ma tähelepanu sellele, et tegutsedes InDessignis kipub juhtuma niimoodi, et me mõtleme endiselt pabermaailmas ehk A4 peal. Samas kui Keynote'is on meil võimalik võtta ette põhjad juba vaikimisi, mis on formaatides 4.3 ja 16.9 ehk tüüpilised projektori suurused. Ja mugavate põhjadega tuleb edasi järgmine punkt, mida ma korraks juba pildina vilksatasin, ehk jutuloomisprotsess. Ma tunnen ennast mugavamalt juttu luues, juhul kui tõesti need tööriistad ongi sellised nagu see sama tahvel postititega, kus mul on lihtne luua mingisugunegi skelett ja hakata seda siis seejärel sammhaaval visualiseerima, omamata liiga palju segavaid tööriistu ees. Nüüd, kuidas seda kõike siis tegelikult teha? Ma alustaksin sellest, et prooviks teha järgi selle sama põhja, kasutades uut tühja Keynote'i presentatsiooni põhja. Nagu öeldud, ma ei arva, et iseenesest päiste ja aluste joonistamine on tarvilik, aga demonstreerimaks, et seda kõike on võimalik täpselt samuti saavutada üsna lihtsa vaevaga. Siin võtame selle siis ette. Vaadetest ma juba rääkisin. Mulle on hakanud meeldima see, et ma võtan suuruseks, vaatamise suuruseks fit in window. Miks? Sellepärast, et kui ma siin nüüd muudan selle akna suurust, siis slaid skaleerub siia kaasa, sõltumata sellest, kas mul on tööriistad või mitte. Ja samuti, kui me nüüd tuleme tagasi siia, siis mulle meeldib koguda siia paremale töölaua sirva erinevaid pilte, mida ma kasutan, ja mul on väga hea neid siia nipsti sisse tuua. Nüüd, kuidas siis hakata sellega edasi tegutsema? Meil on, siin on peamised kujunduselemendid ja siin paremal on olemas siis slaidi formaat, kust kui on valitud mingi alamkomponent, tekst või graafika, on võimalik stiilida seda. Seejärel animatsioon, slaidide vahetus, animatsioon, samuti elementide saabumise või kuvamise järjekord ja üldine esitluse seadistuste vaade. Nüüd, tulles tagasi siia formaadi juurde, me leiame siit võimaluse muuta master slaidi. Ja see ongi esimene koht, kus arelikult tuleks pihta hakata, ehk siis panna paika kõik need põhielemendid, taustad, juhul kui on vaja kusagil panna korduvaid elemente nagu logod, siis ka need, samuti tiitli ja põhiteksti alad.
siin on juba näha, et masterite all on antud puhul tehtud valmis ports erinevateks kasutusteks, ehk siis tiitel ja pilttiitel ja tekst ja nii edasi, lõpus ka täiesti tühi lehekülg, kuhu on näiteks mugav panna üle lehe ulatavat või üle slaidi ulatavat teksti. Aga mina hetkel, kuna ma ei kavatse neid kõiki täpselt niimoodi järgi teha, siis kustutan üleliigsed korraks ära. Nii, ja nüüd on mul ees üks slaid, mis on oma kujunduselt küll esimene slaid, aga me saame selle vormistada ümber täpselt selliseks, nagu on vaja. Ja toomaks kujundust üle, ma arvan, et on mugav alustada sellest, et InDesignist eksportida see üks slaid välja PNG kujule ja siis tuua see siia sisse. Ehk mul on see siin juba töölaua peal olemas, toome selle sisse, paneme näiteks siisamasse lehekülje keskele ja venitame Shift alt alla öödes täissuurusesse välja. Nagu näha, nüüd Keynote'is olev presentatsioon on formaadis 4:3, see oli A4, nii et päris üks-ühele ta kokku ei sobi, aga katsume selle üle elada. Saadame selle taustale ja nüüd on siin peal siis näha siis tiitlikast, mille me võiksime panna näiteks siia. Eelnevalt kuvatud näites oli küll kasutatud teisiti, aga tundub, et niimoodi oleks vist mõistlikum teha. Ja siis bodyteksti ala, see on veidikene siit nihkes, tingituna erinevast formaadist, aga oletame, et me võiksime selle näiteks niimoodi paigutada. Siin mugavalt tekivad jooned, mis näitavad, kui ta on meil keskel, nii et tekst on, loeme teksti paigal olevaks. Ma igaks juhuks kommenteerin ka seda, et jutustamise käigus tehes mõned elemendid ei pruugi sattuda paigale nii täpselt, nagu mulle töö tegemise käigus meeldiks. Katsume sellega siis üle elada. Nüüd edasi hakkaks paika panema stiile, kui meil põhilised tekstialad on paigas. Ehk siis võtame siit päisest, paneme selle ruumi enam-vähem paika niimoodi, kus kohas ta võiks siin asuda ja oletame, et siiamaani. Ja nüüd formaat. Meil on võimalik panna teksti puhul paika, mis peaks olema selle teksti formaadiks ja ma usun, et see peaks olema tõenäoliselt siis mõni nendest alampealkirjadest, mis lähevad lehekülje peale. Ta võiks olla vasakul, ta võiks olla vertikaalis nähtavasti keskel. Fondiks võiks meil olla TIN, sest et see on see, mida on eelnevalt kasutatud ja see oli TIN bold alternate nähtavasti. Nii, ja fondi suurus tundub ka olema isegi enam-vähem sama, nii et las ta olla. Aha, meil on nüüd küll selline mure, et meil on vaja tuua InDesignist üle ka sinine värv. Ja minnes InDesigni, võtame siit ette mõne ette juhtuva elemendi, näiteks paneme kuursori samasse teksti sisse ja vaadates värvi on näha, et tegemist on smükkvärviga. No seda me ilmselt ekraani peal järgi teha ei saa, aga RGB-s 0,126,190 tuleme Keynote'i, võtame lahti värvivalija, RGB ja 0,126,190 on olemas, lohistame siia paletti ja meil on edaspidi väga lihtne kasutada alati klõpsates seda sama värvitooni. Nüüd päisetekst on paigas, bodytekst. Jällegi, kuna me alustasime tiitellehest, siis siin tõenäoliselt oleks vaja võtta ette, panna paika, et see on bodytekst ja me võime kohe ühtlasi teeme natuke laiemast, sai vist ennem liiga kitsas. Ja me võime ühtlasi kontrollida järgi, kas meil oleks ka sobilik stiil olemas sellise alapealkirja jaoks, ehk et keegi võtab meil vaja body, muuta üleüldse selliseks, et siin oleks olemas ka TIN font, ehk et TIN ja nähtavasti regular alternate ja uuendame body stiili ära, siis on ta igal pool juba automaatselt õige fondiga.
Nüüd fondi suurusele ma ei pööra hetkel väga palju tähelepanu, sest et esitlustarkvara pärast, kui me teksti sisestame, suudab fondi suurust muuta väiksemaks, juhul kui teksti läheb pikemaks, nii et see asi toimetab ennast eeldatavasti automaatselt. Mingi põhisuurus on paigas. Aga selle pealkirja jaoks võtame siis kasutusele bold alternate'i, leiame siit sobiliku värvi ja lisame siia juurde ühe stiili. Ütleme, et see on siis body subhead näiteks. Nii, see on ka olemas, aga omistame siin tekstikastis tagasi body, ehk alati, kui meil on lahter, siis me saame hakata siia kirjutama, aga see kas me vajame siin alapealkirja või mitte, see sõltub nähtavasti igal slaidil eraldi. Nüüd põhiosad on juba paigas, meil on vaja siia üles panna, ütleme, et see on siis sektsiooni pealkiri. Siit ülevalt on võimalik võtta tekst, aga see on nüüd siis selline kõrgusesse ise kasvav tekst, millele ei ole mugav panna ümber tausta. Nii et ma teen ühe teise triki, ma võtan siit ühe kasti, selle kastile anname filliks lihtsalt sobiliku värvi ja teeme ta sobiliku suurusesse. Nii, ja nüüd klõpsame siia keskele ja me saame siia kirjutada. Mis iganes. Näiteks nii. Ma tean, et see font, mis siin kasutusel oli üks teine tinnidest, ehk konkreetselt see, ja vaatame, kui me paneme siia mingi sellise suuruste, kas läheb paika või läheb veel vaja. Nii, võib natuks allapoole. Olemas, siin tuleb veel natuks mängida mingite reakõrgustega, et saada ta ilusti paika, aga üldiselt on ta keskel ja olemas. Ja viimaseks siis taust, mida, nagu öeldud, ma üldiselt selliseks ei tahaks teha, aga antud hetkel pühendab eesmärk abinõu. Ja alamsektsiooni pealkiri täpselt samuti lisame uue, milleks ongi siis subsection näiteks. Nii, siis on see ka kenasti ära defineeritud ja hiljem vajadusel muudetav. Nüüd tausta suhtes meil on vaja tuua siia sisse üks pliiats ja toome selle sisse lihtsalt failist. Mul on desktopi peal olemas alfa kanaliga BSD, mille me saame siia tuua ja kasutusele võtta. Vabandust, jälle see vale asja kätte. Nii, natukese liiga suur jäi. Seda saaks vasakult kroppida, aga las ta jääda praegu siit välja. Nii, ja siis tekstijupikene, mille me leiame InDessignis ilmselt masterlehe pealt. Kopeerime selle siit ja Keynote'is loome ühe uue teksti, mis võib olla sedapuhku seda sorti tekst ja kleebime selle siia. Nüüd see peaks minema värviliseks ja kõik see peaks minema tinni. See peaks olema vist siis tin bold. Ja ma arvan, et siia läheb mingi umbes 12 punkti või. Vabandust, liiga väike osa tekstist sai muudetud, kogu tekst peaks olema 12 punkti. Nii. Pigem siiski vist 10. Jah, see on nüüd ka paigas. On jäänud veel üks kast teha lehele ümber, milleks me teeme ka ühe tavalise ristküliku. Venitame ta lehekülje suuruseks. Anname paika värvi, milleks võiks olla must ja paneme talle joone ümber, mis on siis joon värvilt valge ja paksuselt
äkki mingi 32 või. Kui me saadame ta nüüd taha taustale, siis tundub, et võtame siit veel selle pildi ära, see on siis pilt. Nii, ja enam-vähem olemas. Me peame nähtavasti mängima natukese veel selle kõrgusega, et saada need võrdseks, midagi on mul joondamisel natukese nihu läinud, aga põhimõtteliselt paigas. Ja nüüd on siis esimene näidislehe põhi olemas, me võime siit öelda done ja meil on võimalik hakata juba oma esitlust tegema. Ehk et siin on siis pealkiri ja siin on sisuala, mida on mugav täita ja kui vaja, siis meil on võimalik sisu kasutada ka juba valmis tehtud stiile ja seda kõike sama mugavalt vormistada. Aga nagu eelnevalt sai näidatud, siis üks master pole arvatavasti piisav, ehk meil on võimalik siin tulla ja selle masteri juures hakata neid juurde looma. Mina tüüpiliselt teeme siit koopia ja tegelikult see on siis vist tekstilehekülg ja mis meil oli, seal oli üks näide, oli selline, kus oli siis küsimused ja vastused, siis sellega nüüd see asi, et me peaksime, ma nüüd tegin vale liigutuse, ehk et tiiteltekst selleks, et see sarnaneks sellega, nagu ta meil eelnevalt oli, peaksime me siia valima mingisuguse teistsuguse formaadi. Ehk et see oli nüüd siis arvatavasti subsection ja sellel kastil oli meil ka ühtlasi tausta värv. Aga ma ei hakka seda praegu siia lisama, näitamaks lihtsalt seda, et me saame seda siit paljundada veel ja veel, teha juurde võib-olla versioonid, kus siis nagu soovitatud ei olegi, liigseid elemente on ainult taust, selleks, et lisada pilte. Mina teen sageli ka versiooni, kus on taustafill on valge, et on võimalik neid valida. Ja nüüd siis esitlust tehes liigun ma harilikult niimoodi, et kui mul on üks slaid tehtud, teeme siia järgmise, valime sobiliku formaadi, loome siia sisu, liigume edasi, vajadusel võtame teistsuguse põhja, toome sisse pildi, mis on eelnevalt väljaspool valmis tehtud ja liigume niimoodi sammhaaval läbi kogu selle protsessi võiduka lõpuni. Kui esitlus valmis, siis mõistagi täpselt samuti nagu InDesignist saame väljundiks genereerida PDF-i, mis siis kas sisaldab ka täiendavat informatsiooni või on lihtsalt parima pildi kvaliteediga PDF, mida saab lehthaaval lapata. Ja enne kui ma lõpetan, ma näitaksin juurde veel ühe pildi sellest, kuhu võiks Keynote'iga huvi korral edasi liikuda. Ehk see on nüüd Keynote'is tehtud iPadi API prototüüp. Jällegi, kuna Keynote'is on lihtne asja kastikestest kokku joonistada ja lisada elementidele külge näiteks linke, mis viivad sind järgmisele slaidile, siis me suudame siin läbi mängida sellise loo. Ehk vaatame raamatupoodi, vaatame kategooriate alt, võib-olla klassikate alt, siin on olemas Dracula. Ostame Dracula ära ja Dracula ongi meil raamaturiiulis olemas, võime hakata seda lugema. Ehk et selliseid asju nagu prototüüpe, samuti wireframe armastavad paljud inimesed teha ka just nimelt Keynote'is ja seda isegi juhul, kui nad tegelikult valdavad InDesigni, Photoshopi ja muid tööriistu, just nimelt sellepärast, et tegemist on maksimaalselt lihtsa tööriistaga. Ja siia lõppu ega ei olegi muud, kui kas küsimusi on. Jätkame kommentaaride sektsioonis.